Hello, shallow! Pühapäeva pühitsus Piret Firefairyga Costa Ricast. Ja tänaseks teemaks on jälle Teal Swani tilgitud video, kuidas tunda, kuidas õppida tundma. Kui vahel on nii, et ma ei tunnegi midagi, ma ei tunnegi emotsioone. Ma ei tunne. Et siis tänane video on sellest, et kuidas õppida tundma ja muide mina avastasin ka sealt, et siis kui ma seda teksti läbi töötasin, et ma teen ka seal neid asju, et ma nagu õpin emotsioone ümber suunama. Nii, ja ma olen täna uues kohas. Ma olen siin 2 kassi ja 1 koera hoidmas. Hästi ilus valge maja on. Ja siin maja ümber hommikuse külluse loomise töötoa ma tegin teiselt poolt maja. Ja nüüd ma olen siin pool, sest siin on rohkem varju. Aga samas ikkagi õues. Nii et ma olen siin kuni 2. novembrini, nii et mul tuleb siit veel 2 pühapäeva pühitsust vist veel või? Jah, eks paistab. Nii, aga numbrid, küsige ma numbrid 1-64-ni. Ma võtan siit kohe meile esimese. Võtan siit kohe vaatlemine ilma hinnangut andmata. See tuli seal energiatega joomisega. Energiatega mängimise tööd, ma vist pean vett jooma. Siin on palavam kui tavaliselt. See koht on siin soojem kui see, kus ma tavaliselt elan. Et Chidu Krishnamurti, vaatlemine ilma hinnangut andmata on inimintelligentsuse kõrgeim vorm. Et kui me õpime nagu, jah, tšau Kedi, tšau. Et jah, energiatega loomise töötoas ma loen raamatut, vägivallatu suhtlemise raamatut ja seal siis tuli see välja eelmine kord. Nii, number 43 Kedile. 43 on inglid saavad lennata, sest nad võtavad ennast kergelt. Kuidas on ennast kergelt võtta? Nii, et siis jah, tänane teema on, kuidas tunda, kuidas õppida tundma. Et kui sa vaatad hiljem ka, siis pane ikka siia oma number, ma saadan sulle sõnumi. Nii, et jah, taaskord Teal Swan, mul on hästi pikk nimekiri Teal Swani videotega, mis kõik tuleb ära teha. Aga noh, eks ma alati ikkagi valin niimoodi, et mis nagu tunne on sellel hetkel teha. Nii, võtame käsikirja lahti ja muide ja neid käsikirju ma jagan ka. Pärast saab sealt, kui on näiteks niimoodi, et sa oled juba video ära vaadanud, aga siis nagu hiljem mõtled, kuidas see nüüd seal täpselt oli, siis ongi õudselt hea minna sinna käsikirja ja käsikirja leida see kiirelt üles. Seal on mul isegi, ma panen nagu osadega, need headingsid, ehk siis kasutan nagu sisukorda ka, et saab sealt kiiresti üles leida. Nii, et siis kes on Teal Swan, kes veel ei tea, Teal Swan on vaimne õpetaja ja autor, kes jagab oma õpetusi teadvuse, enesetervenduse ja emotsionaalse teadlikkuse teemadel. Ta on tuntud oma otsekohese ja sügava lähenemise poolest sisemaailma mõistmisele, aidates inimestel ühenduda oma tunnetega, tervendada lapsepõlve haavu ja elada kooskõlas oma tõelise olemusega. Mis need kassid seal teevad? Need minu asjadega mängivad. Ei mängi minu asjadega. Nii, ehk siis ta alustab oma videot. Tere! Nagu ma olen juba varem öelnud, oleme me otse keset emotsionaalselt pimedat ajastut. Jah, me just rääkisime kellegi ka siin hiljuti, et nagu see täitsa õudne ikka, mismoodi nagu, et kui nagu hakata aru saama, missuguses nagu tõeliselt emotsionaalses pime ajastus me elame, et nagu, mis on nagu normaalne ühiskonnas ja nagu, millest alles hakatakse aru saama, et nagu meil kõigil on tundeid. Me ei mõista neid ja see on probleem. Miks? Sest meie kogemuse süda siin maa peal on see, kuidas me tunneme. Ei, Alejandro, get out. Läheb see minu kasti sisse. Aga seal õnneks midagi väga olulist ei ole. Nii, niimoodi. Kui me esimest korda siia ellu tuleme, kogeme maailma täielikult läbi tundmismeele. Ainult me tunnemegi. Me tunneme maailma enne, kui hakkame maailma üle mõtlema.
nii et on ilmselge, et on tõsine probleem, kui me ei suuda tunda. See on peaaegu nagu me polekski elus. Meie suhe oma emotsioonidega ja meie suhe teiste inimeste emotsioonidega algab lapsepõlves. Aga meid kasvatatakse ja on kasvatatud vanemate poolt, kellel pole õrna aimugi, kuidas tulla toime oma enda emotsioonidega, rääkimata siis lapse emotsionaalsest kasvatusest, eks ole. Et noh, see ongi see, mis nagu aitab nagu, see ongi see, mis on nagu mõistetav, et nemad ka ju ei teadnud. Et noh, et ei ole nii, et meie vanemad olid õelad, et nemad ka ju ei teadnud. Neid oli ju ka niimoodi kasvatatud, eks ole. Nii et mida vanemad teevad? Nad kuulevad peavoolu nõuandeid, millel pole mingit pistmist lapse emotsionaalse kasvatamisega, vaid mis on täielikult seotud distsipliiniga. See on seotud sellega, et luua hea laps, jutumärkides. Teisisõnu, enamik lapse kasvatuse nõuandeid keskendub sellele, kuidas parandada halba käitumist. Samal ajal eirates tundeid, mis seda halba käitumist põhjustavad. Olenemata sellest, kui kaugele me oleme arenenud, on lapse vanemluse eesmärk ikka veel kasvatada kuulekas ja sõnakuulelik laps, mitte kasvatada tervet täiskasvanud. Eesmärk on kasvatada laps, kes on hea. Ja meie õigussüsteem kasutab täpselt sama lähenemist, mis puudutab väärkäitumist. Süsteemi mure on selles, kuidas parandada halba käitumist ja luua häid kodanikke, samal ajal tundetu nende tunnete suhtes, mis sellist käitumist motiveerivad. Et siin on 2 kassi, üks on Alejandro ja teine on Jada. See Jada on nagu, tema ei tule väga lähedale, aga Alejandro juba tuli minu lähedale, et see tegi mulle musi jalgade peale, aga nagu paita ta ei lase. Aga no ikka on natukene siuke nagu, aga nüüd ta on siin, vaatab siin teisel pool seda ust. Vaatan, kas on näha midagi. Alejandro, kisu-visu. Aga siis, kui ma nagu toas ringi liigun, siis ta on ikkagi natuke ettevaatlik, et nagu mine tea, äkki ma ikka olen ohtlik natuke. Nonii, let's go. Ehk siis hea lapse vanemlus hõlmab tundeid, head suhted hõlmavad tundeid. Tänapäeval teevad enamik vanemaid 3 kriitilist viga ja jah, võib üsna kindel olla, et need on samad vead, mida sinu vanemad tegid sinuga. Number 1. Nad ei kiida heaks oma lapse tundeid. Number 2. Nad eiravad oma lapse tundeid. Või number 3. Nad ei paku lapse tunnetega seoses mingit juhendamist. Et vanem, kes ei kiida heaks oma lapse tundeid, on kriitiline lapse negatiivsete tunnete väljendamise suhtes ja noomib või karistab teda emotsionaalse väljenduse eest. Mul tuli siin meelde, oma lapsepõlves ka muidugi, aga mul tuli siin meelde siin ümbruskonnas, siin mul üks sõber, kes rääkis ka, et tema laps nagu teise lapse sünnipäeval, siis tema noorem laps nagu puges laua alla ja ei käitunud ühesõnaga nii, nagu võiks käituda. Ja siis ta ütles talle, et see ei ole väga atraktiivne niimoodi käituda, et mul oli, jumal küll. Ma ütlesin talle niimoodi, proovisin niimoodi vaikselt öelda, et tead, et tegelikult on oluline lapse jaoks nagu hoida ruumi ja lubada tal oma emotsioone väljendada, et nagu, aga ei taha väga õpetada niimoodi ka ju. Niimoodi. Ehk siis see on siis see vanem, kes ei kiida heaks oma lapse tundeid. Vanem, kes eirab oma lapse tundeid, peab neid ebaoluliseks, ignoreerib lapse tundeid või mis veel hullem, pisendab neid, vähendab neid. Ja vanem, kes ei paku juhendamist, võib küll lapse tunnetega kaasa tunda, kuid ei sea käitumisele piire ega aita lapsel oma tundeid mõista ja nendega toime tulla. Mõtle nüüd korra, mismoodi sinuga käitudi, kui sina olid laps. Et kas sinu tundeid, kas tehti maha, pisendati isegi nagu nutad ja, et nagu see täielik eraldatus lapsest, eks ole. Ja vanem, kes ei paku juhendamist, võib küll lapse tunnetega kaasa tunda, kui ei sea käitumisele piirega anta lapsele oma tundeid mõista ja nendega toime tulla. Emotsioonide eiramise ja taunimise kõige kahjulikum aspekt on see, et kui vanem lapse tundeid ei kiida heaks või eirab neid,
võtab laps omaks vanema hinnangu olukorrale, sest vanemad on ju jumalad esialgu, eks ole, ja hakkab kahtlema iseenda hinnangus. Tulemuseks on see, et laps kaotab enesekindluse. Kui suhtes valitseb emotsionaalne düsfunktsioon, õpib laps, et tal pole õigust tunda seda, mida ta tunneb. Lühidalt öeldes õpib ta, et on vale tunda nii, nagu ta tunneb. Ja nüüd tulebki peamine punkt. Laps usub, et kui on vale tunda nii, nagu ta tunneb, aga ta ikkagi tunneb nii, siis peab tema endaga midagi valesti olema. Ja see on see kõige hävituslikum viis. No tšau Sirje, näen sind ka, oled tulnud. Küsi ka üks number, reklaamipausi all saame siis öelda. Või küsige rohkem kui üks number. Kuna meile õpetati niimoodi tundeid kohtlema, kohtleme me samamoodi tundeid iseendas ja ka teistes inimestes. Siin tänapäeva maailmas, nagu nüüd, kui me oleme suureks kasvanud. Mida me teeme, kui keegi tuleb meie juurde tugeva tundega? Me eirame seda, me salgame seda, me püüame sellest mööda minna. Me teeme kõike, mis suudame, et sellest eemale pääseda. On ju nii? Pane tähele, näen Sirje su numbrit, aitäh. Me ei arenda omavahel tõelise läheduse tunnet, tõelist läheduse tunnet. Meil pole aimugi, kuidas üksteisega emotsionaalselt suhestuda. Meil pole kannatust teiste inimeste emotsionaalsete vajaduste suhtes. Me näeme tundeid ja emotsioone kui nõrkust. Me nimetame inimesi, kes tundeid näitavad, tundlikeks. Tegi ka seda nagu sensitive. Ja selle tulemusena on meie täiskasvanute suhted emotsionaalselt täielikult ebaterved. Kui me õpime ühel või teisel viisil oma elu jooksul, et pole okei tunda nii, nagu me tunneme või üldse tundeid omada, tekib meil üks kindel toimetuleku viis, mis on eriti kahjulik. Tšau, Anne! Aitäh numbri eest ka. See on see, et me tõrjume, salgame, eitame, surume maha ja möödume oma tunnetest. Sellisel määral, et alateadvus võtab nüüd täielikult emotsioonide rolli enda kanda. Ja selle tulemusel me lõpetame tundmise. Ma peaksin ütlema, me lõpetame olemas teadlikud sellest, et me tunneme. Ehk siis me tunneme ikka, aga me ei ole enam teadlikud sellest. Kergemal kujul väljendub see pideva tuimuse ja või allasurumisena. Raskemal juhul tähendab see, et sa eemaldud iseendast justkui vaataksid elu kõrvalt. Sinu tunded ei ole mitte ainult võti heaks suhteks iseenda ja teistega. Need on sinu juhtimissüsteem elus. Nii et õppida tundma on sama kriitiline kui õppida kasutama kompassi avamerel. Mida parem sa oled tundmises, seda sügavam on sinu ühendus iseendaga. Eluga. Eluga. Mis on iseendaga ja eluga. Mida parem sa oled tundmises, seda rohkem selgust sul on. Mida parem sa oled tundmises, seda kiiremini sa tervened. Eks ole? Kassid siin laamenduvad. Mida parem sa oled tundmises, seda teadlikum sa oled sellest, mida sa tegelikult tahad. Päris huvitav. Mida parem sa oled tundmises, seda tundlikum on sinu sisemine navigeerimissüsteem ja seda lihtsam on tulla joondusesse ning kogeda elu, mis peegeldab seda kooskõla seisundit. Nii et siin on nüüd mõned nõuanded, mis aitavad sul hakata taas teadlikuks saama oma tunnetest. Ja kui sa arvad, et sina ei ole see, siis nagu jää lõpuni ja kuula ära, sest nagu mina vastasin siit küll asju, mida mina teen. Ja mis ei ole üldse nagu juba siit eespoolt välja tuli, see ei ole meie süü, et see nii on. Meid on nii kasvatatud. Et nagu meid keerati kohe alguses väiksena juba keerati 2 korra. Nii, number 1. Tunnista, kus sa oled. Sul on vaja tunnistada, kus sa praegu oled. Hei, chill. Saad alustada sellest, et ütled, olgu, tead mis, mul on tõsiselt raske mõista, mida ma tunnen või üldse tunda. Tegelikult tunnen ma end üsna tuimana. Sa pead olema teadlik sellest, et sa tegelikult ei ole teadlik oma tunnetest.
et saaksid oma teadlikkuse sihilikult pöörata tundmise poole ja hakata taas tundma. Mõtle tagasi oma lapsepõlvele ja elule kuni praeguse hetkeni. Mis oli see, mis pani sind emotsioonide ees sulguma? Mis pani sind oma tunnetest eralduma ja tundmist lõpetama? Millal sa õppisid, et tunnete tundmisega kaasneb mingi oht või risk? Millistele kogemustele sa kohanesid? Vaata, nagu me selles häbivideos rääkisime, et nagu kui meid häbistati või meid noomiti või pandi nurka, siis me õppisime. Ahah, ma ei tohi nii teha, okei, nüüd ma hakkan ennast ise kontrollima. Et nagu samamoodi me ise kontrollime ennast, me ise pöörame, arvame, et me keerame oma tunded maha. Ma annan sulle vihje, emotsionaalse teadlikkuse ja ühenduse puudumine on enamasti seotud sellega, mida me nimetame laste puhul vältivaks kiindumismustriks, mis loomulikult areneb täiskasvanuna tõrjuvaks kiindumismustriks. See olukord tekib siis, kui laps ei saa hooldajatelt järjepidevat või usaldusväärset emotsionaalset tuge ja kohaneb, rõhutades oma iseseisvust. Vältiv kiindumismuster ei tähenda tingimata, et vanemad oleksid täielikult hooletud olnud, aga see tähendab, et vanemad või teised olulised hooldajad ilmutasid ise tõrjuvat käitumismustrit. Mina tunnen selle nüüd kohe praegu oma emas ja isas ka ära kohati. Isas mitte nii väga, aga emas rohkem. Ja nad õpetasid lapsele, et nad ei ole usaldusväärsed, eriti emotsionaalsed ja seetõttu nendega arvestamine või nendega läheduse ja sideme otsimine oli emotsionaalselt ohtlik. On ju nii? Tunned ära, mõtle korra. Laps võib reageerida lapsepõlves või varases täiskasvanu eas sellisele vanemale eemaldumisega. Ta võtab omaks tõrjuva hoiaku nende vahelises suhtes ja omandab uskumuse, kuule, mul on kõik hästi, ma ei vaja teisi. Nad ei ole tegelikult minu jaoks kõige olulisemad, nii et ma olen täiesti okei üksi. Nii, me just rääkisime siin, mitte just, see oli mingi aeg tagasi, minu onutütar Katja, et me olime nagu omavahel, me olime nagu üksteisele toeks sel ajal, sest vanematega ei saanud ju rääkida. Nonii, teeme reklaamipausi. Mul on siin 3 uut numbrit olnud. Nii, kõigepealt siis Sirjele number 10 või Sirje küsib, aga kõigile. Sõnad võivad vabandust, aga ma loen sellega, sõnad võivad hävitada, aga tervendada, aga see ei olnud tegelikult 10. 10 on oluline pole, mida sa ütled, vaid energia selle taga. Et jah, sa nunnukene, igavene paharet. Nii, number 16, Anne küsib. Millal sa saaksid täna minna lasta, et teha ruumi millelegi uuele oma elus? Millal sa saaksid täna minna lasta, et teha millelegi uuele, ruumi millelegi uuele oma elus? Ja 17. Millise koostisosa sa oma ellu lisaksid? Millise koostisosa sa oma ellu lisaksid? Ja nüüd võtame juba tänulikkusega selle vastu ka. Kui hea, et mul nüüd see on. Nii, let's go. Number 2. Tagasi kehasse. Harjuta oma kehasse tagasi tulemist. Väga sageli, kui meil puudub ligipääs sellele, mida me tunneme, toimub see sellepärast, et me oleme oma kehast väljas. See imelik mõelda, on ju. Meile õpetatakse meie kiires maailmas alati tegelema välise maailmaga. Sinna ongi suunatud meie tähelepanu ja kui me oleme nii keskendunud välisele maailmale, et hülgame oma sisemaailma, kaotame võime mõista, kuidas me end tunneme. Nii et ma kutsun sind ette kujutama, et su nahk eraldab su sisemaailma välismaailmast. Ja nüüd kujuta ette, et tood oma energia, oma teadlikkuse tagasi oma kehasse. Ma pean märkima, et kui sa oled kunagi tundnud end oma kehas ebaturvaliselt, lapsepõlves või hiljem elus, siis motivatsioon elada kehast väljas muutub üha tugevamaks, sest keha ei ole enam turvaline tsoon. Aga meil on vaja aeglustada ja teadlikult kujutleda, et meie teadlikkus vajub või langeb tagasi kehasse. Seda tehes oma pahkluude ja jalgade masseerimine või hoidmine on hea mõte.
See võib aidata sul maanduda tagasi füüsilisse mõõtmesse. Soojas vees lamamine võib samuti seda protsessi toetada. Ja üks minu isiklikest lemmikvõtetest on see, et kui sa hingad sisse, siis kujuta teadlikult, et sa hingad selle hinge justkui implosiivselt oma kehasse. See aitab su teadlikkusel kehasse paigutuda, et nagu niimoodi. Sa nagu hingad väljast sisse. Nii. Number 3. Teadlikkus tunnetest. On ahvatlev mõelda, et sinus on midagi nii katki või nii sügaval sees, et need konkreetsed tunded on sulle ligipääsmatud. Et midagi on sinu jaoks kadunud. Aga see ei ole kunagi nii. Sul on alati juurdepääs oma tunnetele ja nad annavad sulle alati täiesti täpset tagasisidet. Olenemata sellest, kas sa oled sellest teadlik või mitte. Sinu tunded annavad sulle alati täpset tagasisidet sinu enda sisemise ja sügavaima tõe kohta ükskõik millises olukorras, mida sa koged. Nii et meil on vaja pöörduda tagasi selle sisemise tõe juurde, tagasi selle aistingu juurde, mis püüab peegeldada sind, sinu sisemist tõde. Nii et tule jälle tagasi selle mõtte juurde, et sinu nahk eraldab sisemaailma välismaailmast. Mida sul on vaja teha, on hakata kontrollima oma sisemaailma, kontrollima, kuidas sa end tunned. Paljud meist lähevad oma tunnetest nii kiiresti mööda oma mõtete ja tegudega, hakkame tegema midagi, et me ei peatu hetkekski, et tegelikult saada teadlikuks, kuidas me tunneme. Nii et esimene asi, mida sa saad teha, on see, et osta endale väike märkmik, mida saad päeva jooksul endaga kaasas kanda ja kasuta taimerit. Igal telefonil on taimer olemas. Sa võid sättida oma taimeri helisema juhuslike intervallidega päeva jooksul. Ja kui see taimer heliseb, võid panna nagu alarmid, paned nagu suvalistele kellaaegadele. Siis on aeg pöörata oma teadlikkus sisemaailma. Vaadata, kuidas sa end tunned ja kirja panna, kuidas sa end sellel hetkel tunned. Teeme korra kohe praegu check-in. Kuidas sa ennast tunned? Nagu pane silmad kinni. Ja lihtsalt nagu vaatle. Kuidas sa ennast tunned, mis sinu sees nagu toimub. Proovi. Kui sa ei saa hakkama sellega praegu, siis on okei. Aga nagu kui me hakkame seda kogu aeg tegema, harjutamine teeb meistriks. Need tunded võivad tulla emotsioonide siltidena nagu häbi või rõõm. Kui sa oled emotsioonide osas segaduses, võid välja printida lehe, kus on kirjas erinevad emotsioonid. Ja siis, kui taimer heliseb, püüa valida see, mis kõige paremini esindab sinu sisemist seisundit sel hetkel. Vaatame, äkki mul on meeles, äkki ma leian netiavarustest ühe sükse lehe ja siis ma lisan selle ka siia materjalide hulka. Või võivad tunded olla lihtsalt puhtad aistingud, näiteks pingulolek, tursumine või surin. Kui sa oled harjunud lihtsalt oma tundeid ja emotsioone kirjeldama, võid liikuda järgmisele teadlikkuse sammule, mis on see, et kui oled teadlik tundest, püüa mõista, mida see tunne peegeldab, millele see tunne reageerib. Näiteks oletame, et sa kontrollid end ja tunned häbitunnet. Võib-olla saad siis teadlikuks, et oled seda häbitunnet tundnud sellest hetkest alates, kui su ülemus täna hommikul koosolekul sind avalikult välja tõi. Pani siin nii-öelda spotlighti, kuidas eesti keeles juhtis tähelepanu sinule, kas siis heal või halval moel. Number 4. Kohalolek. Kasuta ära neid eriti tugevaid emotsionaalseid reaktsioone, mis sul päeva või elu jooksul tekivad. Sa tahad neid tugevaid emotsionaalseid reaktsioone kasutada nagu häirekella, mis ütleb, hei, pane mind tähele. See on midagi väga olulist, mida teada. Siin on midagi väga olulist, mida teada. Pööra oma tähelepanu sissepoole ja istu selle tundega. Anna sellele jagamatu tähelepanu ja tingimusteta kohalolu. Selle asemel, et püüda neid tundeid ignoreerida, parandada või tervendada. Emba neid ehk võta vastu täielikult kõik need tunded ja emotsioonid. Ükskõik,
kui valusad nad ka ei oleks. Nii. Ole nende tunnete ja emotsioonidega koos. Selle asemel püüda neid muuta. Kuula neid ja seda, mida nad tahavad, et sa teaksid. Pane tähelepanu oma kehas erinevatele aistingutele, tunnetele ja emotsioonidele. Need intensiivistuvad, kui sa neile keskendud. Hinga pidevalt, ilma tarbetute pausiteta hingetõmmete vahel. Hinga sisse ja välja läbi nina. Märka, kuidas sa end tunned. Sinu ainus eesmärk on olla nende tunnetega. See tähendab olla täielikult koos iseendaga sellisena, nagu sa praegu ja siin tegelikult oled. Kui tahad selle protsessi kohta üksikasjalikumaid juhiseid, võid vaadata minu videot YouTube'is pealkirjaga How to heal the emotional body. Kuidas tervendada emotsionaalset keha. See on mul täitsa listis, et kui ma selle ära teen, siis on see olemas. Samm number 5. Loo kogemus. Loo endale tundmiskogemusi. Nii peeneid kui ka mitte nii peeneid. Kogu selle harjutuse eesmärk on välja selgitada, kuidas sa end tunned iga erineva olukorra puhul. Siin on mõned näited tundmiskogemustest, millesse sa saad end kaasata, et saaksid teadlikuks oma sisemise maailma reaktsioonis sellele välisele kogemusele. Mina vahepeal võtan ühe lonksu vett. See on päris karm teema, on ju? Päris siuke pingeline teema. Niimoodi. Sa võiksid näiteks käia lõbustuspargis, mõnel atraktsioonil sõitmas, vaadata erinevaid filme, mis on loodud sinus esile kutsuma erinevaid tundeid, suhelda erinevatest kultuuridest ja sotsiaalsetest rühmadest pärit inimestega. I know. Ronida mäkke, lasta oma nahka millegi pehme vastu hõõruda, astuda vaidlusesse või mõnda teise emotsionaalselt laetud olukorda, ujuda ookeanis, jääda liiklusesse kinni. Need asjad tavaliselt juhtuvad, eks ole, me ei taha seda tavaliselt. Aga tahtlikult proovida või lubada endal tunda kellegi teise valu, külastada kodutute varjupaika või koerte varjupaika. Ehk siis luba endal tunda kellegi teise valu. Vaata, kas sa suudad märgata mitte ainult tugevaid emotsionaalseid reaktsioone, mida saad neist intensiivsetest kogemustest, vaid ka neid peeneid tundeid, mis kaasnevad igapäevaste tegevustega. Number 6. Jälgi oma mõtteid. Jälgi, kuidas su emotsioonid otseselt reageerivad mõtetele. Mõlemad kassid siin. Sa saad valida sihilikult mõelda ühte mõtet, mis on täiesti kohutav, ja siis vaadata oma emotsionaalset reaktsiooni sellele mõttele. Nüüd vastupidiselt võid mõelda mõtet, mis on täiesti imeline, ja jälgi, kuidas su emotsioon reageerib sellele mõttele. Ma tahan, et sa mängiksid erinevate mõtetega. Mõtted võivad tulla piltidena, näiteks ma näen oma vaimusilmas korallrahnu. Või sõnadena, näiteks mõte, oh jumal, ma olen nii loll. Kuidas see sind tundma paneb? Sa saad hakata märkama oma emotsionaalset reaktsiooni igasugustele erinevatele mõtetele, eriti nendele, mis on vastandpoolustele, ehk siis. On ju, midagi väga halba, midagi väga head. Nii, samm number 7, adresseeri. Sa pead adresseerima seda, mida sa arvad, et hakkab halvasti minema, kui sa tõesti hakkad tundma. Sul on vaja paljastada see positiivne kavatsus, mis peitub tundmatuse ehk mitte tundmise taga. Et see on nüüd huvitav siin. Tegelikult teeme me ainult neid asju, mis meid teenivad. Nii et iga negatiivse kogemuse taga, mida me läbi elame, kaasa arvatud tundetuse või tundmisvõimetuse taga,
on olemas positiivne kavatsus seda seisundit jätkata. Meil on vaja see varjatud positiivne kavatsus paljastada. Küsi endalt, mida halba juhtub, kui ma tunnen? Vastus võib olla, ma kaotan kontrolli. Seejärel küsi endalt, mis on see varjatud positiivne kavatsus, mis mul on mitte tundmise taga. Vastus võib olla, ma saan olla kontrolli all. Sul on vaja leida rahu või vabastada vastupanu selle suhtes, mida sa püüad vältida, mitte tundes, et saaksid tunda. Samuti on sul vaja muuta oma vaatenurka selle suhtes, mida sa saad mitte tundmisest, et lubada endal teadlikuks saada sellest, kuidas sa end tunned. Näiteks pead sa vabastama vastupanu ideele, et sa oled kontrolli alt väljas. Ja või nägema, et tunnete tundmine ei tähenda, et sa oled kontrolli alt väljas. Ja või lahti laskma vajaduses kontrolli hoida, et üldse hakata tundma. Kui mitte tundmise varjatud positiivne kavatsus on kontrollis püsimine. Et need võivad olla erinevad, need kavatsused. Avastades varjatud positiivse kavatsuse mitte tundmise taga, saame leida teisi viise nende vajaduste rahuldamiseks endas, nii et meil pole enam vaja mitte tunda selleks, et näiteks jääda kontrolli alla või täita mingit muud vajadust, mida me püüame täita mitte tundmise kaudu. Eks ole, sest nagu alati on, teadlikkus on see, mis on alati igasuguse tervenemise puhul kõige olulisem samm. Nii, mina loen vahepeal mõned numbrid. Võite veel küsida numbrid siit, kes on juba küsinud, võib uuesti küsida, et siis ma saan reklaamipausi teha neid öelda. Ja siin on see, valmista oma meel vastu võtma parimat, mis elul on pakkuda. Nii, võtame ühe veel. Elu on nagu jalgrattasõit. Tasakaalu hoidmiseks tuleb edasi liikuda. Ja seda ütles Albert Einstein. Siin on bassein ka, nii et kui pärast laivi on veel ilus ilm, vihmaga võib ka, ma lähen võib-olla hüppan sisse. Niimoodi. Samm number 8. Luba väljendada. Luba endal väljendada neid emotsioone, mille tundmisest oled nüüd teadlik. Lõppude lõpuks ei seisne see ainult üldises emotsioonide väljendamises. See tähendab emotsioonide väljendamist tähenduslikul viisil teistele inimestele. Et õppida, kuidas oma emotsioone väljendada, vaata minu videot, Silsvani videot pealkirjaga How to express your emotion, kuidas väljendada oma emotsioone, see on ka mul listis, selle ka teen ära. Nii, samm number 9, katte emotsioon. Ma tahan, et sa teadlikult tunneksid ja lubaksid endal kogeda enda sügavat meeleheidet, mis tõepoolest eksisteerib sinu olemuse põhitasandil siin maal. Siin on üks huvitav fakt. Me elame maailmas, kus on olemas midagi, mida nimetatakse katte emotsiooniks. Katte emotsioon on tunne, mis eksisteerib selleks, et eraldada sind madalama vibratsiooniga tundest. Sa võid mõelda katte emotsioonidest nagu jääst, mis on väga sügava veekogu pinnal. Ja oletame, et sa saad sellel jääl uisutada ilma, et läbi vajuksid. See ongi katte emotsiooni eesmärk. Ja juhtubki nii, et nagu viha võib olla hirmukatte emotsioon ja ka võimetuse, muide, on tuimus või tundetus tegelikult katte emotsioon meeleheitele. Meeleheide on täielik lootuse puudumine või kaotus, see on täielik jõuetus. Sa pead sellele otsa vaatama. Valmidus seda meeleheidet tunnistada, tunda ja kogeda võtab tuimuselt ära tema eesmärgi eksisteerida. Iga kord, kui sinust tõuseb meeleheide, kohtle seda kui just oma vabadusse, vabadust lahusolekust ja ust tundmisesse. Samm number 10, kaitsed alla. Kutsu valvurid tagasi. Nüüd ma paljastan su kaitsemehhanismi. Kui sa oled inimene, kellel on raske tunda, ei ole sinus tegelikult midagi katki.
tegelikult toimub see, et sa oled lihtsalt uskumatult osav oma emotsioonide kinnipüüdmisel ja katkestamisel. Nii osav, et sa ei lase endal neid üldse tunda. Sa tajud, kui need lähenevad ja teed kõik, mis võimalik, et nendega mitte kokku põrgata. Mina hakkasin nüüd vaatama, ma teen seda. Issand jumal, ma teen seda. Sul on vaja hakata seda protsessi endast teadlikult märkama. Hey, leave your sister alone. Nad on vend ja õde. See käib umbes nii. Sa kasutad vaimseid tehnikaid olla teadlikul tasandil, et eemalduda igast kogemusest, kus on oht tunda midagi, mis pole sinu jaoks turvaline tunda. Näiteks võid sa koheselt pöörduda vaimse ümbersõidu, spiritual bypassing poole või hakata sündmusi parendama või haarata millegi sõltuvust tekitava või tähelepanu kõrvale juhtiva tegevuse külge. Suitsetamine. Mis veel on ju? Mis viib su mõtted mujale ja või hakkad koristama. Kusjuures mul on huvitav, kui ma korist, kui ma olen mul on mingisugune siuke asi sees, siis ma koristan ja kas ma samal ajal protsessin seda, et see on huvitav. Sa kasutad oma mõistust ja tugevat tundlikkust võimalike emotsionaalsete probleemide suhtes, et põgeneda enne, kui need sinuni üldse jõuavad. Seda on huvitav hakata tähele panema. Aga tead mis? Inimesed nagu sina, kes on nii hea depersonaliseerimises või ütleme emotsioonide eemaldamises kogemustest, on tegelikult paremad kui keskmine inimene tundma ja tajuma emotsioone. Sa oled selles nii osav, et näed neid tulemas juba kaugelt ja tõmbud kõrvale enne, kui need sind füsioloogilisel tasandil tabavad. Nii et tegelikult ei ole nii, et sa ei tunne, vaid sa oled selles nii hea. Sa oled tundlik väikestele kehalistele muutustele, valguse tajule, kehakeel, nahasoojus, higistamine, erutus. Sa väldid nende kogemuste intensiivsust nii kiiresti, et kasutad mõistust, et kogu kogemust intellektualiseerida, mis võtab emotsioonid koheselt laengu. Mis sa tegelikult teed? Sa lülitad emotsiooni välja enne, kui see saab täielikult avalduda. Nii et mida sa tegema pead? Sa pead tegema vastupidist. Pea silmas need, kurat küll, et siin autokorrekt tegi mul siin, pööras midagi pea peale. Pea silmas neid strateegiaid võib-olla. Sul on 6 meel, mis tajub, kui emotsioon hakkab tekkima ja tavaliselt oled tõmbunud sellest kõrvale. Nüüd pead sa otsustama, et sa ei tõmba end kõrvale. Ma mõistan, et see, mida ma sinult palun, on lubada endal kokku puutuda millegagi, mis sind surmani hirmutab. See on natuke nagu ma ütleksin, vaata lihtsalt seisa rongi ees, kõik saab korda. Ma tean, et see on hirmutav. Aga kui sa tõesti tahad tunda ja elada elu, mis on tõelise tundmise kõrvalprodukt, siis sa pead laskma rongil end tabada. Tšau, Kristel. Näen su numbrit, aitäh. Nii et märka neid tehnikaid, mis sul on. Tunnista neid viisidena, kuidas sa väldid või põgened emotsiooni eest, enne kui see tegelikult avaldub ja kutsu valvurid tagasi. Kuulge, kassid, mis te seal laamendate? Selle asemel, et neid mõtteid ja tegevusi kasutusele võtta, mida me oleme teinud, et luba endal täielikult tunda seda emotsioonilainet, mida sa muidu üritaksid ennetada. Vot nii, selline huvitav. Tundmine on elus olemise tunnus ja elu ilma tundmiseta pole üldse elu. Seega luba endal lasta elu tunde kogemustel endast täielikult läbi voolata. Ja kui sa oled selle pärast surmani hirmul, luba ka sellel hirmul täielikult läbi sinu liikuda. Tšau, Kaili, 44 näen. Ja varsti tunned, kuidas elu sinust taas ärkab. Soovin sulle head nädalat. Vot, selline huvitav teema oli meil täna. Ma panen siit interneti välja. Kuidas oli, kas see ühendus oli hea? Mulle näitab aeg-ajalt siin slow connection.
Loodetavasti on hea ühendus. Nii, ütleme nüüd ära need kommid ja siis hakkame energiajoondadega pihta. Kassid siin lähevad toas hulluks vahepeal omavahel. Nii, 31 küsib Kristel. Aitäh. James Brown, kui sa esimese korraga pihta ei saa, siis astu samm tagasi ja proovi uuesti. Nii kaua, kuni meil veel on see elu siin, proovime uuesti. Et see ongi see väga paljudel inimestel on ju see, et miks nad kunagi ei ole edukad, sest nad on esimese korraga, kui ei ole edukas, siis kohe nagu arvavad, ei, see ei ole minu oma, see ei ole minu jaoks, ma parem lähen, teen midagi muud, midagi turvalisemat. Et proovi ikka uuesti. Nii, 44 küsib Kaili, nii tore, et te kõik tulite siia. Sokrates, muutuse saladus seisneb kogu energia fokusseerumises, mitte võitlusele vanaga, vaid ehitades uut. No nii, ja nüüd hakkame tegema energiajoondust. Ja siin on seda looduse ilu siin päris palju ümber ringi. Kus need kassid, siin mõtlesin, saa meil kasse ka näidata. Nad on kuskil jooksevad ringi. Nii, leiame omale mugav asend. See on papaia puu muide. Papaia. Kuskil, kus sa saad mõnusalt rahulikult omaette olla. Paneme silmad kinni. Või kui sa tahad, siis võid vaadata seda loodust siin, aga parem on pöörata pilk sissepoole. Ja hakkame hingama sisse ja välja, mõnusalt ja pehmelt, sügavalt. Ja iga kord välja hingates lõdvestume aina sügavamalt. Lubame endal laskuda selle heaolu tunde sisse, mis on meie loomulik olek. Ja lihtsalt vaatamegi iseenda sisse. Leiame selle endas, selle väga targa ja väga kavala ja osava kontrollija meie sees, kes on proovinud meid hoida ära, tundeid tunda, emotsioone tunda, sest need on olnud hirmutavad. Ja pöördume tema poole, selle osa poole endas, kes on alati kontrollinud, et me ei tunneks tundeid. Ütleme talle suur aitäh. Suur aitäh, sa oled teinud väga head tööd. Aitäh sulle. Aitäh sulle ja ma saan täielikult aru, miks sa oled seda teinud, sest mina olen valinud seda. Ma olen tahtnud seda. Ma olen arvanud, et mul on vaja seda. Aga nüüd ma saan aru, olen saanud teadlikuks, et mul on vaja õppida tundma. Mul on vaja lubada endal tunda. Mul on vaja tunda kõike, ka isegi kõige hirmutavamaid tundeid. Ma tahan võib-olla, et sa transformeeruksid nüüd kellekski, kes on minuga koos nendel hetkedel, kui ma valin tunda. Või kui sa soovid täielikult lahkuda, siis ma saan aru. Anna mulle teada, mida sa soovid, sest mina olen nüüd valinud hakata tundma. Lubada endal tunda. Olla kohal oma tunnetega.
ja mul oleks väga hea meel, kui mul oleks keegi seal minuga koos. Osa minust, kes saab aru, kui hirmutav see võib olla. Ja me seisame koos vastamisi nende pealt näha hirmutavate tunnetega ja läheme neist koos läbi. Lõdvestame selle olemise sisse. Rahustame oma närvisüsteemi ja saame aru, et läbi teadlikkuse on meil võimalik minna läbi kõikidest tunnetest, võtta need vastu ja olla nendega ja iseendaga nendes hetkedes kohal. Ma olen teadlik, et mul on see komme tundeid kõrvale juhtida, sest ma ei ole suutnud või olen arvanud, et ma ei ole suutnud neid tunda. Ja ma olen kohal selle teadlikkusega, et see on nii olnud ja ma saan aru, miks see on nii olnud. Ma annan andeks kõikidele minu esivanematele, kes ei ole teadnud ja keda on ennast kasvatatud tundeid vältima, tundeid pisendama või vähendama või ignoreerima. Nad ei teadnud paremini. See polnud nende süü. Nemad arvasid, et nad kaitsevad mind. Nad ei osanud paremini. Aga mina valin nüüd olla järjest rohkem teadlik. Ja hingan selles teadlikkuses, selles olemises, selles kohalolus, selles momendis siin ja praegu. Ma luban endal hakata tundma järjest rohkem. Ma luban endal hakata saama rohkem ja rohkem teadlikuks, kus ma ei ole lubanud endal tunda. Hingan, lõdvestun, valin. Mina olen teadlikkus. Mina olen kohalolu. Ma olen armastav kohalolu. Kõikidele osadele endas, siin ja praegu. Aitäh. Aitäh mulle, et ma olen valinud olla siin ja praegu kohal. Ja kui ma soovin, siis ma võin alati kutsuda enda ümber toetava energia sellest või teistest dimensioonidest, kui ma tunnen, et ma valin või vajan seda. Mul on kogu universumi toetus, et saada järjest rohkem teadlikuks, et hakata järjest rohkem tundma ja et olla järjest rohkem lubamises
iseendaga ja kõikide väljendustega endast. Me tõestume sellesse täielikult. Oleme sellega täielikult lubamises. See on võimalik. Valin teadlikkuse. Valin kohalolu. Valin armastuse. Aitäh. Oleme veel mõned hetked selles mõnusas olemises siin. Ja kui oled valmis, siis ütleme suure aitäh kõikidele toetajatele enda ümber, kui sa neid siia kutsusid. Aitäh kõigele ja kõigile, kes on siin alati mind toetamas, kui ma seda valin. Aitäh. Kogume kogu selle energia nüüd enda käte vahel, enda pea kohale, energiasambaks. Ja välja hingates laseme sellele endasse ankurduda, laseme endal sellega täielikult joonduda. See saab nüüd meie olemuseks. Ma olen sellega täielikult joondunud. Aitäh. Ja kes veel ei tea, siis Külluse loomise töötoas teeme igapäevaseid rahaenergia joonduseid. Nii et kui soovid ka osa saada, siis mine vaata. On seal juba 17 päeva tehtud. Ja meie näeme järgmisel pühapäeval.